Tere taas teadussimule raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas toimuvad geograafilised protsessid nii viljapõllul kui ka hommikusöögikausis. Viimase ülesande lahendamist jälgib füüsik ja arhitektuuri õppejõud Kaja Pae. See ülesanne eeldab võistlejatelt oskust testida ja teha järeldusi. Võistlejate ülesanne on leida ämbrist 5 tennispalli ja asetada need hoidikusse nii, et ükski roheline graanul ei lendaks ämbrist välja. Võistlejate ülesandeks on sellest samast anumast saada kätte tennisepallid. Selleks võivad nad anumalt kaane maha võtta, otsida välja kulbi ning siis siit võtta tennisepalle. Seda muidugi alles siis, kui tennisepallid on kuidagi jõudnud anuma peale, sest selle anuma põhjast on neid selle kulbiga väga raske kätte saada. Nii et kuidas saame pallid põhjast anuma peale? Kui kohe õige lahenduse osas ideed ei ole, siis tuleb asuda katsetama. Katsetamiseks on võistlejatel ka väiksem anum. See anum siin. Ka selles anumas on peidus üks tennisepall. Kui tennisepall on anuma peal ja me seda anumat raputame, siis kuuleme, kuidas see pall pidevalt vastu anuma kaant põrkab. Seega ta ei lähe kuskile sügavamale, vaid püsib siin peal. Kui aga pöörame anuma tagurpidi ja nüüd anumat raputame, siis näeme, et jällegi tõuseb tennisepall üles poole. Võime seda katset veel teistpidi korrata. Pall kukkus siia alla. Juba näeme, pall hüppab siin üleval vastu kaant. Ja pall ongi jõudnud jällegi pinnale. Samamoodi saame talitada ka suure anumaga. Ning raputame. Nelja palli juba nägin. Ning usun, et ka kõik 5 on nüüd pealmistes kihtides. 1. 2. 3. 4. 5. Ja nii saimegi kõik 5 palli suurest tünnist kätte. Kuid miks tulevad suuremad ja raskemad pallid selles anumas pinnale? Palju loogilisem oleks ju see, et mis on raskem, see vajub põhja. See on üks sellistest füüsikalistest probleemidest, millele ei olegi veel tänapäeva teaduses olemas ühest vastust. On erinevaid teooriaid, mis ühelt poolt ja teiselt poolt kinnitavad, et jah, see protsess võiks toimida just selle pärast, kuid ühte konkreetset kokkulepet ei eksisteeri. Tutvumegi nüüd mõne intuitiivsema teooriaga ning katsume aru saada, miks selline protsess siin anumas kui ka looduses aset leiab. Looduses on üks hea näide sarnasest protsessist külma kerge. Võib-olla oled kuulnud, et maal öeldakse, et põld keedab kive. See tähendab seda, et iga kord, kui põldu hakkad tegema, tuleb kõigepealt põllult kivid ära vedada. Ja neid kive tuleb sealt iga aasta uuesti ja uuesti ära vedada, sest kuskilt tuleb neid juurde. Need kivid tulevadki põllule külma kerkega, mis on sisuliselt seesama raputamisprotsess, lihtsalt palju aeglasem. Joonistame nüüd siia ühe mudeli kivist, mis on mulla all ning hakkame läbi mängima erinevaid protsesse. See on meie kivi. Pinnase all. Nii joonistame siia ümber ka pinnase osakesi, olgu nad siis liivaterad või mullatükikesed. Kui just ühtegi maavärinat ei juhtu, siis terve suve ja ka sügise püsib maapind samasugusena. Kuid sügise lõppedes ning talve tulekuga hakkab maapind külmuma. Ja mis maapinnas külmub väga suures osas, on see vesi või see niiskus, mis on mulla sees. Ja sellisel juhul moodustuvad sinna mulla vahele tahked jääkristallid. Jääl on aga selline huvitav omadus, et tema tihedus on pisut väiksem kui veel, mis tähendab, et sama suur kogus vett võtab jääna pisut rohkem ruumi. Seega, kui kõik vahed pinnase osakeste vahel vee asemel jääga täituvad, siis kogu pinnas hakkab rohkem ruumi võtma ning maapind justkui pisut tõuseb.
Kuna kogu maapind tõuseb ühtlaselt, siis me tegelikult ei pane seda tähele. Ja selline võiks välja näha meie maapind umbes jäätunud olekus. Viirutasin ta üleni õrnalt ära, et näidata, et kõik sellest on jääs. Ja joonistasin siia vahele mõned tugevamad kontuurid, et indikeerida võib-olla selliseid tugevamaid jäätunud blokke. Kui jää kevade tulles hakkab sulama, siis saavad ka pinnase osakesed ja see sama suur kivi mingi hetk liikuma. Selle tulemusena vajuvad nad jälle tagasi alla. Hakkame nüüd suvaliselt jääd sulatama ning liigutame kive ka vastavalt. Kui pealmised kihid sulavad, siis on suhteliselt selge, kuidas tükikesed kukuvad lihtsalt tihedamaks pealmiseks kihiks. Kuid sulamine võib hakata toimuma ka pisut sügavamates kihtides. Ning kui seal see sulamine toimub, siis esimesed suuremad kambrikesed, mis sinna tekivad, saavad ära täita just pisemad osakesed, mis vabanevad varem ning mis mahuvad täitma seda kambrikest. Näiteks kui siia kivi vasaku ääre alla sulab kambrike, kuhu mahub sisse 3 väiksemat pinnase osakest, kuid 0 suurt kivi, siis täidavad selle ala ära just need 3 väiksemat pinnase osakest, sest see suur kivi sinna lihtsalt ei mahu. Kui ka suure kivi ümbert on piisavalt jääd ära sulanud, siis hakkab ka tema koos pinnasega jälle allapoole vajuma. Kui nüüd seda joonist vaatame, siis näeme, et pärast ühte külmumistsüklit on kivi liikunud pisut kõrgemale. Võime ka selle joonise kõrvutada esialgsega. Mõnel kevadel, talvel või sügisel juhtub sellist külmumistsüklit mitu korda, mis tähendab, et iga kord, kui maapind külmub, sulab, külmub, sulab, külmub, sulab, külmub, sulab, siis see kivi ronib vaikselt lähemale maapinnale. Ja samasugune protsess juhtub hästi-hästi kiiresti ka selles meie suures anumas. Teine intuitiivne seletus puudutab kehade massi. Ühes uuringus tehti näiteks selline eksperiment, kus võeti üllatusmunade seest need kollased plastikust anumad ning täideti need erineva tihedusega pulbriga. Nii et ühed topsikesed olid rasked ja teised kerged, kuid nad on nüüd täpselt sama suured. Ning kui nende topsikestega tehti seda katset, siis leiti taas kord, et rasked objektid tõusid pinnale. Kuidas aga seda mõista? Las ma võtan selle jaoks siit anumast ühe graanuli ja ühe tennisepalli. Kui nüüd proovin neid kahte sama tugevalt üles visata, siis see pakkegraanul lendab natukene. See tennisepall, teda on palju lihtsam kõrgemale visata. Ja see sama ülesviskamine leiab aset sisuliselt ka raputamisel. Me viskame mõlemat ülesse. Kui väga tugevalt raputame, siis viskame mõlemat väga-väga kõvasti ülesse. Kuid see tennisepall on oma olemuselt palju inertsem. Tal on suurem mass ja kõiksugu takistavad jõud pidurdavad teda vähem. Pakkegraanul on väga kerge. Juba pelgalt õhus ülesviskamisel on õhuhõõrdejõud talle väga suur. Seega, kui nüüd selles graanuleid täis anumas mõlemat üles visata, siis kui nii tennisepalli kui ka pakkegraanuli teele jäävad teised pakkegraanulid, mis teda pidurdavad, siis on vaja palju vähem pakkegraanuleid, et pidurdada teist pakkegraanulit ja kõvasti rohkem pakkegraanuleid, et pidurdada seda tennisepalli. Seega, kui meie raputus on üks ülesvise, siis meie tennisepall saab liikuda palju kõrgemale kui see pakkegraanul. Täpselt nii nagu ka teised pakkegraanulid, mis pidurduvad omavahelises hõõrdumises rohkem. Ning kui nüüd asjad alla langevad, siis pakkegraanulitel on palju vähem maad kukkuda. Nemad juba moodustavad ilusa hea tugeva tasapinna siia alla ära. Ning kui tennisepall lõpuks alla tuleb, siis ta maandub hunniku pehmete graanulite peale. Ja kui me iga kord seda niimoodi uuesti teeme, siis tennisepall ronib järjest kõrgemale, kiht kihi haaval. Just selle kihi haaval, mis pakkegraanulitest tema alla jõuab moodustuda enne kui tennisepall tagasi alla kukub. Lisaks võib selle protsessi juures rääkida veel erinevatest osakeste sees tekkivatest konvektsioonivooludest ja on ka veel muid teooriaid, kuid nendesse me täna laskuma ei hakka. Loodan, et need 2 lähenemist ilmestasid sulle piisavalt, missugused protsessid selles anumas juhtuvad ning proovi nüüd mõelda, millistes igapäevastes toiduainetes või mänguasjades sa seesuguseid protsesse kohtad ning võib-olla isegi ära kasutada saad.